Meie järgmine külaline võib olla vaid 12-aastane, kuid ta räägib juba nagu kogenud diplomaat. Amitai Pearl kohtus hiljuti USA suursaadikuga Iisraelis Mike Huckabee'ga ning see kohtumine on nüüdseks viraalseks läinud. Amitai demonstreeris oma märkimisväärseid teadmisi ajaloost ja rahvusvahelistest suhetest ning avaldas väga ambitsioonikad plaanid oma tuleviku jaoks. Vaadake ise. Ma kuulutan sind käesolevaga Ameerika Ühendriikide suursaadikuks. Tere pärastlõunat! Tulge sisse. Kuidas teil läheb? Mul läheb hästi. Kuidas sinul läheb, Amitai? Sa oled 12-aastane. Kas see on õige? Ja, ma olen autist. Ja üks minu suurimaid huvisid on ajalugu, diplomaatia ja rahvusvahelised suhted. Sooviksin teid tänada teie sõpruse eest Iisraeliga, teie toetuse eest läbi aastate ning olulise töö eest, mida teete meie kahe riigi suhete tugevdamiseks. Me peame üha rohkem koostööd tegema. Amitai, sa oled palju targem kui enamik inimesi, keda ma valitsuses ja diplomaatias tunnen. Minuga stuudios on nüüd Amitai Pearl ja tema isa Michael. Aitäh teile mõlemale, et olete siin minuga i24 Newsi stuudios. Amitai, sattusid nädalavahetusel pärast kohtumist suursaadik Huckabee'ga päris suure tähelepanu alla. Noh, ma olen sinuga nõus. Ma olen kindel, et oled seni saanud palju vastukaja. Suursaadik Huckabee oli pärast sinuga kohtumist vaimustuses, aga kuidas sinul oli? Kuidas oli sinu jaoks kohtuda suursaadik Huckabee'ga? See oli imeline, see oli tõesti imeline kohtumine. See oli uskumatu kohtumine. Ma ei unusta seda kunagi. Ma arvan, et ma mäletan seda alati loomulikult. Ja ma arvan, et suursaadik Mike Huckabee oli hämmastav. Hämmastav ja väga hämmastav inimene ja jah, hämmastav inimene. Aga ma arvan ka, et ta oli minu vastu väga kena. Ja ma arvan, et ta tahtis kohtumist minuga veeta ja see oli väga hea kohtumine ja väga südamlik kohtumine, aga ka väga naljakas kohtumine. Ja, no ma olen kindel, et tal oli sinult palju õppida ja sa tood palju infot. Ma pean ütlema, et mitte ainult suursaadik ei olnud vaimustuses, ma olin ka vaimustuses, kui me stuudios kohtusime. Sa ütlesid, ma tean sind. Ta ütles, ma tean sind sinu intervjuus Somaalimaaga. See oli mõned kuud tagasi. Yeah. Sa avaldasid mulle kohe muljet. Kui kaua oled sa olnud huvitatud välispoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest? Ma arvan, et mind on need teemad huvitanud juba väga pikka aega. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et siis, kui ma kohtusin Mike Huckabee'ga, suursaadikuga, ta lihtsalt, ma ütlen, et ta oli minu vastu väga kena. Aga ma arvan, et ta oli ka väga naljakas, sest ta nägi, et ma olen laps. Ja kui sa küsid ka teemade kohta, mis mulle meeldivad, siis mulle meeldivad diplomaatia ja poliitika. Ja ma arvan, et kuna ta nägi, et ma olen nendest teemadest väga huvitatud ja et on laps, keda need teemad huvitavad. Nii et ta oli väga tore suursaadik ja väga naljakas, aga ma ei usu, et ta alguses selline oli. Michael, kuidas on sinu jaoks vaadata, kuidas su poeg istub USA suursaadiku vastas ja pead temaga sisukat vestlust? Kuidas on seda sinu jaoks vaadata? Kõigepealt pean ütlema, et ma olen tõesti kade. Aus küll? Kindlasti. Ma olen olnud Mike Huckabee fänn juba ammu enne seda, kui temast sai suursaadik. Ja ma olen alati tahtnud temaga kohtuda. Aga kohtumise ajal ei suutnud ma isegi sõna võtta, sest tahtsin talle sõna anda. Aga tõsiselt, see oli uskumatu kogemus. Ma olin väga uhke. Neil oli tore vestlus. Ta suutis isegi mõned eksklusiivsed infokillud kätte saada. Tead küll, huvitavaid salajasi detaile suursaadikult. Millise infokillu sa kätte said? Mis uudis? Nad rääkisid erinevatest asjadest, Abraham koordinaadist. Jaa. Ja tead, me räägime Abrahami kokkulepetest ja ma arvan, et see ka.
see puudutab ka poliitika ja diplomaatia teemasid ja ma arvan, et see oli sellepärast, et mulle meeldivad need teemad. Need on mulle, nagu ma ütlen, juba väga pikka aega meeldinud ja tead, on lapsi, kellele meeldivad muud asjad, kellele meeldivad jalgpall või ma ei tea, mõjutajad. Enamik tänapäeva 12-aastaseid huvitub TikTokist, mõjutajatest ja jalgpallist. Üksikud jalgpallis, kastmes, mõne üksiku laulu kuulamisest. Ma arvan, et kõik lapsed võivad teha, mida nad tahavad, aga ma tahan öelda lastele, kes tegelevad Iisraelis ja maailmas, et ma arvan, Paul, et sa peaksid ka natuke õppima poliitika ja diplomaatia teemade kohta. Sest need on väga lahedad ja väga tähtsad teemad. Ja lihtsalt õpi selle kohta, see on väga hea, kui tead sellest. Sa oled nüüd ka ausaadik. Sina, sul on see väike pastakas, mille suursaadik Huckabee sulle andis, mitte ausaadik. Mis saab olema sinu esimene diplomaatiline samm? Mis on see sõnum, mida sa tahad jagada? Ma tahan jagada kogu maailmaga. Aitäh teie toetuse eest. Aitäh mu perele, mu vanematele, kõigile, kes mind praegu vaatavad. Lihtsalt aitäh ja ma tahan lihtsalt öelda, et kui ma ütlen, et mind huvitab poliitika ja diplomaatia, siis mind on need teemad väga pikka aega huvitanud. Ja ma tahan alati uurida ja avastada uusi asju. Samuti sõjast, mis sai Iisraelis alguse 7. oktoobri rünnakutega Iisraeli vastu. Nii et siis hakkasin ma väga-väga tugevalt nende teemade vastu huvi tundma. Ja kui nüüd edasi vaadata, mis on eesmärk? Kui sa suureks saad? Kelleks sa tahad saada? Ma ütlen seda kõigile, Ma tahan saada Iisraeli riigi järgmiseks peaministriks. Aga kui ma võin mainida mõningaid eesmärke, mis ei ole nii suured eesmärgid, ma ütleksin, et tahan olla diplomaatia välisminister ja ma tahan kohtuda uute suursaadikutega, kes toetavad Iisraeli. No kindlasti ma näen seda kõike. See kõik juhtub sinu tulevikus. Sa oled alles 12-aastane. Sul on pikk tee ees, aga sa oled teinud nii imelise alguse, mitte? Ja intervjuu lõpetuseks ma tahan lihtsalt tänada kõiki maailma liidreid, kes toetavad Iisraeli ja kes mõistavad hukka terrorirünnakud Iisraeli vastu ja aitäh ja lihtsalt aitäh selle eest. Ja me peame tugevdama oma partnerlust kõigi riikidega, kes toetavad Iisraeli. Te olete kindlasti oma sõnumi edastamisel palju kõnekam kui enamik poliitikuid ja Amitai, Michael, sul on palju põhjust uhkust tunda, kindlasti. Aitäh, et jagasid täna meiega oma sõnumit, Amitai. Aitäh! Suur tänu!